Tere, minu nimi on Ernest Bondarenko ja Food Filter projekti raames ma tutvustan teid erinevate asjadega, mis on seotud meie tervisega. Täna räägin asbestist. Asbest on niisugune kiudjas materjal, mis leidub looduses, mida inimesed õppisid tundma juba 4-5 tuhat aastat tagasi ja sellega saab mängida ja me ei tea, kas nad mängisid või nendel olid mingid rituaalid, aga asi on selles, et kui sa teed asbestist mingi asjakese või mänguasja ja ta läheb mustaks või sa värvid orgaaniliste värvidega, paned lõkke või ta põleb läbi ja see puhastab leegiga sul selle asja ära. Nii et asi jääb alles, kõik mustus põleb ära. Ja inimesed õppisid seda väga huvitava funktsiooni ja hakkasid asbesti kasutama rohkem ja rohkem. Ja 200-300 aastat tagasi umbes inimesed hakkasid tegema igasuguseid materjali. Asbest on tulekindel, see on väga tähtis ja samas ta on painduv. Ta on keemiliselt ning mehaaniliselt väga vastupidav ja umbes 200-300 aastat tagasi inimesed hakkasid seda aktiivsemalt kasutama. Eelmiste aastasajandi jooksul 20. ja 80. aastate vahel asbesti kaevandus ning kasutatavus kasvas umbes 100-kordselt, väga palju. Nii et hästi palju inimesi oli seotud selle kas tootmisega, kaevandamisega või töötlemisega. Ja muidugi kõik panid tähele, et need, kes hingavad sisse asbesti tolmu, saavad haigeks, saavad enamasti kopsuvähki ja paljudes kohtades asbest oli keelatud. Ta oli kõigepealt keelatud Soomes ja siis järk-järgult erinevates Euroopa Liidu riikides, näiteks Prantsusmaal 1995, siis Euroopa Liit keelas asbesti 2005, Ameerika keelas see aasta. Asi on selles, et asbestid on natuke erinevad. On olemas krüsotüül ja amfiboolid. Amfiboolid toodetakse Lõuna-Aafrikas, minu teada, ja nad ei ole nii paindlikud kiud, et tavaliselt nad on niisugused vatikujulised, aga nendest tehakse igasuguseid asju. Krüsotüülid on natuke paindlikumad ja põhimõtteliselt neid kasutatakse samades alades, nagu termoisolatsioon, igasugused torud, kaminad, igasugused kiud koos betooniga, asfaldiga, kummiga, erinevad määrdematerjalid ja eterniit näiteks, katused ka. Eterniit inglise keelest on eternal ehk igavene. Ta tõepoolest kestab väga palju, väga kaua. Ja ta on supermaterjal, aga ainuke probleem sellega on, et ta tõepoolest kahjustab meie tervist, meie kopse sissehingamisel. Miks pärast, kuidas ta kahjustab? Asi on selles, et kui inimene hingab, siis hingates sisse igasugust tolmu, inimese nina filtreerib suurem osa seda tolmu ära. Siis hiljem ta filtreerib ka näiteks kõrgemates hingamisteedes. Meil on niisugune epiteelium, mis tõrjub kõik need tolmukesed, nad kõigepealt kleepuvad epiteeliumi peale ja siis ta nagu tõukab selle välja ja inimene kas neelab alla või köhib välja, aga ühesõnaga suurem osa tolmu ei ulatu meie kopsudesse ja alveoolidesse. Ja tegelikult väga pisike protsent ikkagi jõuab sinna ja mis teha, seal ei ole seda epiteeliumi, mis nagu tõukab välja. Seal on natuke teised mehhanismid, alveoolid, kus tekib see gaaside vahetus. Seal on ka spetsiifilised immuunsüsteemi rakud, makrofaagid, mis neelavad alla kõik need bakterid, viirused ja teised asjad, seda nimetatakse fagotsütoosiks. Nad neelavad alla
seedivad, seal on väga niisugused spetsiifilised keemilised ained, mis nad pritsivad selle bakteri peale, lagundavad seda bakterit, seedivad ära ja panevad vereringlusesse. Ja see töötab, see on väga hea mehhanism, mis tavaliselt töötab, aga asbesti probleem ongi selles, et ta on neutraalne. Ta on niisugune niidikujuline või siis nõelakujuline ja need nõelad, fagotsüüdid püüavad neid neelata ja ei saa, nad on kas liiga pikad või nad on inertsed, neid lihtsalt ei saa töödelda ja nad jäävadki sinna ja kui see nõel kui see nõel seal liigub ka, siis ta tekitab veel rohkem põletikut ja tegelikult kõige suurem probleem ongi selles, et inimese keha, inimese kopsud püüavad selles kohas regenereeruda. See regenereerimis või enda keha ülesehitamise protsess on niisugune palju kiirem, kui ta peaks olema. Nende rakkude vahetamine on palju kiirem ja see tekitabki kasvajaid. Ja asi on selles, et mida rohkem inimene hingab neid asbeste sisse ja mida pikema perioodi jooksul, seda rohkem see tõenäosus, et tal tekib asbestoos ja peale seda ka müelooma või siis vähi kasvaja kopsudes. Nii et ma tahan teha 2 järeldust. Üks järeldus on see, et asbest on inimesele kahjulik ja kui te tegelete oma ma ei tea, rõduga või siis katusega või siis veel mingi ehitusplaadidega, kus on asbest sees, siis palun kandke maski. See on väga tähtis. Ta on kahjulik ja ta on vähitekkija. Ja teine järeldus on see, et mitte kõik, mis leidub looduses, on inimesele hea. Paljud inimesed arvavad, et tehismaterjalid, igasugused sünteetilised materjalid ei ole nii head kui looduslikud. Siin on vastupidine situatsioon, et see on absoluutselt looduslik, aga ta on väga kahjulik just inimesele ja mitte sellepärast, et ta ise teeb midagi halba. Asi on selles, kuidas inimene ise reageerib selle peale, et inimese evolutsioon ei ole selle väljakutsele inimest ette valmistunud. Ja te võite käia looduses, puhtas looduses, põllus, mägedes ja nii edasi, kus need asbestikihid tulevad pinna peale ja tuulega see tolm tuleb teie hingamisteede sisse ja tegelikult see on võrdne sellega, nagu te töötaksite asbesti töötluses või siis hingaksite asbesti seda tolmu sisse. Ma loodan, et ma saan teha Food Filter projekti raames niisuguse sarja, kus natuke rohkem räägin sellest, mis on inimesele tervislik, mitte väga tervislik, eriti kui me seda sööme. Kusjuures asbest ei ole niivõrd kantserogeenne sissesöömisel. Sisse hingamisel ta on väga kantserogeenne. Aga siin projekti raames me räägime peamiselt toidust ja jääge meiega, esitage küsimusi ja püüame olla terved ja kasulikud üksteisele. Nägemiseni.